Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 125. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoopis. Täna on külas naisterahvas, kellega ma olen mõned korrad jutustanud raadioeetris, aga kelle juures ma isegi olen paar korda tantsutrennis käinud. Aga lähemalt siis kõikidest tema tantsuprojektidest saame kuulda nüüd ja kohe. Tere tulemast, Kerti Marus. Tere ka minu poolt. Kuna me alustame ikkagi selle tantsupoolega, siis ole hea, tuleta palun mulle meelde, kui pikalt oled sina olnud tantsuga seotud? Mina olin 5-aastane, kui ma tantsimist alustasin Pärnus tänases Mailasteaias ja see teeb siis väikese matemaatilise arvutusega 32 aastat. Nii pikalt? Jah, see on omajagu aega, on siis minu elus tantsule läinud, olen ma tantsule pühendunud. Eks on elus tulnud mõned väiksemad pausid vahele, aga suures plaanis on tants saatnud mind põhimõtteliselt terve elu. No täna ma võtan fookusesse kõigepealt kelmikad mannikesed, kuna üks sinu kelmikatest mannikestest kirjutas mulle. Ütles, et kuule, meil on tulemas suur pidu juubel, et tema tahaks, et sellest saaks rääkida. Ma ei tea, kas Siiri sinuga enne rääkis sellel teemal, kui ta mulle kirjutas? Ja me Siiriga arutasime selle läbi, et see oleks selline hea idee, kuidas anda meie sündmusele natukene rohkem kõlapinda, et me jõudsime siis ühisele arvamusele, et võiksime siia podcasti tulla. Tegelikult oli ka mõte, et me võib-olla tuleme koos, aga kuna inimestel on ka tavatöö, siis ainult minul oli täna see võimalus. No aga kes siis on kelmikad mannikesed? Kelmikad mannikesed on täiesti haruldased prouad, et see on nii huvitav, kuidas on kokku saanud täiesti erinevad inimesed, erinevate taustadega, kuigi suur kontsentratsioon mannikestest on lasteaiaõpetajad, Pärnu linna lasteaiaõpetajad või siis seotud erinevate lasteaedadega. Ja see ei ole üldse sihilikult kuidagi nii juhtunud, vaid lihtsalt elu ja juhus on nad sinna kokku toonud tantsusaali, aga nagu ma siis ütlesin, et tegu on hästi vahvate prouadega, keda ühendab siis tantsulust, esinemissoov kindlasti peab seal päris tugev olema, et me ei käi lihtsalt niisama siis tantsusaalis harjutamas, vaid me tõesti esineme ja ma ütleks, et esinemisi kelmikatel mannikestel on pööraselt palju. Ma arvan, et neid esinemisi on sama palju kui täiesti sellistel väga kõrgetasemelistel, ma mõtlen täiesti professionaalsetel tantsijatel, elupõlistel tantsijatel, et neil on umbes sama palju esinemisi, sest et see nišš ongi selline, et on erinevas vanuses prouad. Ma edaspidi tihtipeale kutsun neid ka tüdrukuteks, sest minu jaoks kuidagi mul on lihtsam öelda tüdrukud, sest et kui ma trennis nendega räägin, siis ma ütlen ka, et tüdrukud, liigume paremale, liigume vasakule, käed üles, käed alla. Et täiesti erinevad tüdrukud, aga nad on väga pühendunud tantsule. See tantsulust ja tantsukirg on neil silmist näha ja ilmselgelt see jõuab ka publikuni. Mis tantsustiili siis kelmikad, mannikesed, tüdrukud viljelevad? Meie see stiil on, ma tahaks öelda, et polkast rock'n'rollini. Polkat meil küll ei ole, aga rock'n'rollist kankaanini on küll, et tõesti meil on kabareeblokk. Me ise kutsume siis ühte sellist, kuidas öelda, kõige suursugusemat blokki kutsume nii-öelda paraatblokiks, sest seal on nii-öelda paraatkostüümid, kõik uhked parukad, suured seelikud, kilinad, kulinad, et see on siis meie see paraatblokk, aga tegelikult meil on hästi selline vahva näiteks ka meremeeste blokk, mis tihtipeale sellistel laatadel, kaluripäevasid on Eestis tegelikult hästi palju merepäevasid, mis sellistel sündmustel suurepäraselt lihtsalt toimib, sest ta on lihtsalt ka nii humoorikas. Jah, ta lihtsalt kutsub nagu rahvast kaasa. Tõesti, meie see ampluaa on päris lai ja me hästi palju muidugi rõhume ka huumorile, et see on nagu see, mis ikkagi rahvale läheb peale, et me ei tee kõiki asju niimoodi surmtõsiselt. Ja meil on ka väga selliseid ilusaid viisakaid tantse loomulikult, aga just see väike huumor peab nagu alati jääma ja mulle hästi meeldib, et prouad iseendas suudavadki just laval leida selle mõnusa väikese nüansi, et kuidas anda rahvale natukene see väike ekstra, et sa ei tule lavale ja ei tantsi ainult, et 4 sammu ette ja 3 sammu kõrvale ja 4 löök paus, vaid alati seal on väike siuke vimka juures, et rahvale jääb natuke
kuna ma ei saa ennast praegu kehaliselt väljendada, mul lihtsalt ei ole näha, aga jääb selline väikene ekstra siis, mis natukene nagu rahvast siis, võib-olla on kõige õigem sõna, üles kütab. Okei, kuidas üldse mannikesed sündisid, et kuidas see idee alguse sai? Mannikeste lugu on selline põnev lugu, tegelikult nemad on siis, ma loodan, et ma nüüd ütlen õigesti, kuna mind ei olnud mannikeste sünni juures, aga ma olen lihtsalt kuulnud lugusid, aga nende lugudega on see nagu see külajutt, et see lugu on ühtemoodi, aga üks rääkis teisele, teine kolmandale ja siis saab sellest hoopis uus lugu, mis ei ole ka üldse paha asi, aga minu info on siis selline, et nemad kasvasid välja sellisest teisest vahvast prouade tantsutrupist nagu Rubensi tüdrukud, kes ka tänasel päeval täiesti tantsivad, aktiivselt esinevad, väga kihvt grupp. Ja 20. augustil 2016 olid siis tüdrukud tolleaegses Kentucky pubis, istusid õues, jõid kohvi, minu teada kohvi, võib-olla oli väike konjak ka, ma natuke kahtlustan, et sinna võis kuuluda ka väike konjak, aga see oli tõesti selline mõnus, sest et no kuidas muidu lähevad kõik head ideed lendu, ikka see väike konjak käib asja juurde, eks. Ja nemad seal siis arutasid, et võiks teha täiesti oma iseseisva trupi ja no mõeldud tehtud, aga esialgu tüdrukutel ei olnud nime, aga siis samal õhtul meie üks väga vahva kelmikas mannikene Margit tuli ideele, et paneme nimeks Mannikesed. Ja kuna see kõigile sobis, siis läks paar päeva mööda ja tolleaegne juhendaja Sigrid Tild, ma kohe pean kindlasti, kui ma selle teema lõpetan, siis ma pean temast ka rääkima, sest et ma ei tohi teda kindlasti mitte üheski mõttes kõrvale jätta, sest tema on väga oluline figuur kogu mannikeste protsessi juures. Igal juhul Sigritile tuli idee, et aga paneme sinna ette veel kelmikad. Seda arutati siis ka Raeküla Vanakooli keskuse juhataja Piiaga ja Piia ütles ka, et see on väga hea idee, kiitis selle kõik heaks ja ka kõikide mannikeste, kes siis on abiellus või tollel ajal olid abiellus, abikaasad kiitsid samuti heaks, et need kelmikad peavad seal ees olema, et kuidas muidu tüdrukud, kes tantsivad kankaani, saaksid esineda lihtsalt mannikeste nime all, et see lihtsalt ei kõlba mitte kuhugile, et nemad peavad olema kelmikad mannikesed ja nii siis sündiski trupp, kelmikad mannikesed ja täpselt siis 10 aastat, aga nagu ma ütlesin, et ma pean rääkima ka siis nende esimesest ametlikust juhendajast Sigritist, sest et ka tänasel päeval väga paljud tantsud, mida siis kelmikad mannikesed tantsivad, on ikkagi selle sama Sigrid Tildi poolt loodud ja tema tantsud lihtsalt on nii nüansirohked, nii kaasahaaravad, nii suurepärastele lugudele tehtud, nii hästi tehtud, et neid lihtsalt ei saa kõrvale jätta ja minu tantsudega neid asendada ei saa, vaid lihtsalt me oleme loonud minu tantse juurde ja meil on veel, pärast räägime ka teistest juhendajatest, kes on vahepeal siis tantse loonud, et lihtsalt Sigriti tantsud siiamaani, tõesti need on imelised, neid on hästi lihtne ka õppida, sellepärast et Sigrit on need nii oskuslikult loonud, et sul isegi ei teki küsimust, mis muusikas sellel ajal teha, sest lihtsalt on imelise loominguga hakkama saanud, et ma olen täiesti hämmingus, kui head tööd tegi Sigrit. Aga sina ise, kuidas sa mannikeste juurde jõudsid? Minul oli selline lugu, et meil on üks hästi vahva tiiu, tegelikult meil tiiusid lausa oli 3, tänaseks päevaks on meil trupis 2 tiiukest, aga ma loodan, et see 3. tiiukene ka ühel hetkel ikkagi otsustab veel, et ta tuleb meie juurde tagasi, aga siis see 3. tiiukene, keda täna ametlikult siis meie juures ei tantsi, tema sai Raeküla Vanakooli keskuse Piialt minu kontakti ja võttis minuga ühendust ja meie läksime siis lehekohvikusse arutlema, et kas mina võiksin olla potentsiaalne nende uus treener. Mina läksin sinna tegelikult täiesti sellise mõttega, et väga vahva, me saame kokku, aga tegelikult tol hetkel ma üldse ei mõelnud, et ma võiksin võtta endale trupi, sest ma tegelikult tegelesin ikkagi rühmatreeningute andmisega ja mina olin oma tantsijatest sõpradele tegelikult kogu aeg rääkinud, et minust ei saa mitte kunagi trupi juhendajat, sest et ma ei ole see inimene, kes ütleks kellegile, et ma ütlen täiesti suvalise nime, et näiteks Jaanika, sa teed täiesti valesti ja ma ei ole tegelikult üldse see inimene, ma ei ole ka tänasel päeval see inimene. Vahel saan mannikestelt selle eest ka kriitikat, et ma olen nende mõistes liiga leebe. Ma tean, et ma kaldun nüüd teemast kõrvale, aga võib-olla see ei ole väga halb asi, et ma tõesti ei ole lihtsalt see inimene. Ma olen pigem selline konstruktiivsem, ma räägin üleüldiselt. Jah, ma vahel kui näen mõnda suuremat sorti viga, ma
olen õppinud seda välja tooma, aga ma ei ole üldse karm treener, ma pigem olen hästi empaatiline, et mulle meeldib pigem niimoodi meeldivalt suunata ja juhatada, kui öelda kellelegi kõikide teiste ees, sa tegid nii valesti. See oli väga halb, mida sa tegid. Võib-olla vahest oleks seda vaja, aga ma näen, et tegelikult see minu meetod viib samuti tulemusteni, aga võib-olla jah, need tulemused võtavad gramm kauem aega, aga see viib ikkagi tulemusteni, kuna mina tulen ise võistlustantsust, kus minu aegadel, ma ei hakka üldse nimesid ilmselgelt nimetama, aga kus treenerid viskasid toole, ei olnud mitte ühtegi sellist treeningut, kus keegi oleks saanud natukene käega vastu pead või käega vastu tagumikku või väga karmi kriitikat. Oli hetki, kus vähemalt kõik tantsijad on ühe korra jooksnud trennist ära niimoodi, et nad pisarad lihtsalt voolavad. Et see oli nagu kindel, et see nii oli ja minusse jättis see nii suure jälje, et mina tundsin, et kunagi, kui minust peaks saama treener, siis minust ei saa mitte kunagi sellist treenerit, kes on selline karm, vaid et tegelikult kõike saab läbi armastuse ja sellise sooja korrektsiooni saab tegelikult need tulemused täiesti saavutada. Jah, see võtab kindlasti natukene kauem aega, aga see vastastikune austus ja lugupidamine, mis tekib, et minu silmis see on palju olulisem, pluss dünaamika on palju parem, grupi energia on palju parem ja minu jaoks on see nagu nii palju olulisem kui see, et kõik kardavad seda treenerit, eks. Aga ühesõnaga jah, suhteliselt pikk kõrvalepõige tuli siit, aga selle Tiiuga seal kohvikus istudes, siis minus nagu kuidagi tekkis see tunne, et aga võib-olla tõesti, et elus vahest ju me ütleme, et me ei tee kunagi seda, aga tihtipeale me neid asju just teeme, mida me ütleme, et me mitte kunagi ei tee. Ja nii minust saigi siis jah, kelmikate mannikeste juhendaja ja ma nagu tundsin, et see võiks tegelikult ikkagi olla selline asi, mida katsetada. Ja mulle lihtsalt väga meeldibki nendega nagu seda aega veeta ja ma olen väga rahul, et ma selle otsuse tollel päeval siis tegin. Kui kaua sa siis nüüdseks oled juba katsetanud koos nendega? Mina läksin nende juurde 2020. aastal, täna meil on 2026, et ma tahaks öelda, et 6 aastat, aga tegelikult vahepeal juhtus nii, et elu tegi sellise täiesti huvitava käigu ja ma jäin lapseootele, et see oli selline väga suur ja vahva üllatus, kohe päriselt väga suur üllatus, nii et ma arvan, et ma olin korraks kõrval. Issand, ma praegu ei tea, ma arvan, et see võis olla aasta, aga samas see võis olla ka natukene üle aasta. Jah, see oli võib-olla aasta ja paar kuud. Et olin ma siis nagu kõrval, leidsin ka neile asenduseks suurepärase juhendaja, Ene Lehtsalu, tema on siis Tõstamaal kehalise kasvatuse õpetaja ja kindlasti ta annab veel mingeid aineid. Aga ma praegu siin jään vastuse võlgu, aga jah, et tema siis juhendas neid, aga kuna temal koolikoormus, oma ametliku töökoormus ikkagi oli päris suur, siis tema korraks õpetas ka neile tantsud selgeks, aga siis oli ikkagi meil vaja veel uut inimest ja siis juba sai kelmikate mannikeste, ma tahaks öelda ikkagi ajutiseks, sest ta oli mitte väga pika perioodi, aga kindlasti väga tähendusliku perioodi oli siis kelmikate mannikeste juhendaja Aita Indrikson ja tal on veel seal ka perekonnanimes lisa perekonnanimi veel, aga ma jään praegu selle vastuse võlgu, sest see oli minu jaoks piisavalt keeruline. Aga Aita on väga tugeva kabaree taustaga, et tema on välja andnud ka raamatu, et ta on tõesti üks väga-väga tugev tegija ja see, mis tema ka aastaga suutis siis kelmikatele mannikestele anda, natuke vähema kui aastaga oli ikkagi ka väga-väga suur panus, et mida tema neile õpetas ja tema siis praegu on ka balletiõpetaja Pärnu Raeküla vanakoolikeskuses. Et väga selline imetlusväärne proua, kellele mina vaatan alt ülesse, sest et ta teeb täna, ma isegi vanust ei tea, naisterahva puhul ei ole ka see vanus oluline, aga ta on natukene minust vanem. Ja ta teeb tänasel päeval veel spagaadid maha, et täiesti imetlusväärne proua. Kui sa tõid välja, et oled ka ise kelmikatele mannikestele või tantse loonud, eks ju. Kuidas see tantsu loomise protsess nende puhul siis oli, et kas sa nagu said enne trupiga tuttavaks? Kas sa enne said nii-öelda mingi sisendiga nende poolt või see oli lihtsalt nagu kooskasvamise protsess, kui sa hakkasid nende jaoks nagu ise tantsu looma? See oli jah ka selline huvitav koostöö jälle, et mina sain nendega tuttavaks
kelmikatel mannikestel on lisaks trennisaalile on ikkagi päris selline aktiivne sotsiaalne elu, et sotsiaalne elu siis kas kuskil toredates kohtades istutakse maha ja arutletakse või tollel ajal meil oli seesama Tiiu, 3. Tiiu, kellest ma juba olen rääkinud, kelle juures siis tihtipeale erinevad istumised toimusid ja mind siis samuti kutsuti sinna istumisele, see oligi siis minu nii-öelda tutvustamine ja seal me natukene omavahel arutlesime ja nemad andsid mulle siis ühe laulu, mille järgi nemad mõtlesid, et võiks väga kihvt olla proovida luua tantsu, aga see oli juba esimene selline märgiline kohtumine ja märgiline sisend, sest see laul, mille nemad mulle andsid, on üks selline laul, mille järgi minu enda tantsutrupil on samuti koreograafia ja kuna see laul nagu mind on alati väga ka kõnetanud, siis see oli juba hästi selline hea pinnas, mille pealt hakata looma ja siis sealt tulenevalt sellest laulust, mis oli nende soov, mina siis neile selle esimese koreograafiaga lõin ja siis seda me juba ühiselt natukene modifitseerisime, mõnes kohas andsime kiirust juurde, mõnes kohas tõmbasime tuure natukene maha, aga tänaseks päevaks on siis see meie ühine esimene tants kindlasti üks nendest tantsudest, mida me ikkagi väga tihti ka esitame, sest kuidagi juhtus jah nii, et see nagu ikkagi päris paljudele hakkas see tants meeldima, et tema on ka sellise väga tugeva karakteriga tants. Kui tavapärane see on, et tantsutreeneril, juhendajal on sama lauluga 2 ilmselt täiesti erinevat tantsu? Et see ei tundu kuidagi väga selline tavapärane praktika mulle nagu näib. Ma arvan, et see tegelikult on, sest kui siin lihtsalt see üks laul kõnetab, no kuidas sa siis ei loo iseendale selle järgi võib-olla tantsu, ühele trupile, noh, oleneb muidugi, kui need trupid on hästi omavahel konkureerivad, siis võib-olla jah, see ei ole tavaline praktika, aga kui on erinevad nišid, siis ma arvan, et see on täiesti selline tavapärane nähe, jah. Mulle tundub nii. Ma ei pretendeeri siin jah, mingisugusele ainsale tõele, aga mulle tundub, et see pigem võib nii olla, jah. Rääkides sellest, et teil on nüüd tõesti juba ju 10 aastat mannikestel, eks ju, siis te ju tähistate suursuguselt. Kuidas tähistate ja millal tähistate? Tõepoolest, meie tähistame siis oma juubelit juba sellel pühapäeval, 23. augustil ja tähistame siis oma juubelit meie Koidula muuseumis. Seal on siis hästi hea selline mõnus ala, kus publik saab istuda ja ühtlasi on seal ilus lava, kuigi meie siis loodame tänasel päeval, me kõik hoiame pöidlaid viimased, ma arvan, 2 kuud, et lihtsalt see ilm kannataks ja veaks välja, aga noh, kõik ju me teame, et Eestis võib olla nii ja võib olla naa, vaatame, kuidas see ilm meid hoiab, aga tõesti seal on hästi head tingimused ja ka selline väga mõnus atmosfäär, kus seda juubelit siis tähistada. Kuidas on sellise suursündmuse ettevalmistusprotsess, et kui mitu kuud juba selle nimel olete siis töötanud ja toimetanud? Me tegelikult jah, alustasime selle protsessiga täpselt aasta aega tagasi, 19. augustil, et kui me istusime maha meie tolleaegse mänedžeriga, Karl Martin on tema nimi, ja hakkasime arutama, et kuidas seda protsessi siis läbi viia, milline võiks olla selle taga lugu, milliseid tantse tantsida ja kõik sellised nüansid me läbi arutasime, kuhu kirjutada projekte ja tõepoolest jah, et see on üsna pikk protsess olnud. Vahepeal meil tuli nii palju esinemisi lihtsalt vahele, ütleme oktoober, november, detsember olid nii tihedad, et see protsess jäi meil natukene korraks soiku, sest lihtsalt tõesti oli üks tantsuproov, esinemise proov teise otsas kinni. Niimoodi, et me ei saanud isegi uusi tüdrukuid õpetada, sest lihtsalt me pidime kogu aeg muudkui puhastama, trillima just nende esinemiste jaoks. Aga tegelikult jah, ikkagi see teema on meil laual olnud terve aasta, me oleme teinud kogu aeg sinna täiendusi, uurinud rahastuse võimalusi, et jah, see on ikkagi üsna selline pikaajaline protsess olnud. Ja mis lugu te siis jutustate pühapäeval? Meie siis võtame kogu oma publiku kaasa endaga rännakule läbi 10 aasta, kuna ma ennist siis ka mainisin, et meil on seal need vahvad meremehed ja kõik, siis on hästi hea nagu seda lugu jutustadagi selliselt, et kuidas
küll meremehed seilavad läbi tormise mere ja see hästi nagu sümboliseerib ka seda, kuidas see maanikeste 10 aastat on voolanud, et kord oleme olnud tormistel meredel, kord oleme jõudnud randa. Just näiteks, kui ongi uus juhendaja tulnud, et siis nagu võib-olla mingid tormid jälle vaibuvad ja siis tulevad jälle uued seiklused ja uued mereteed, et just jah, see rännakule viimine ja lõpuks siis sinna sihtpunkti jõudmine on võib-olla see kõige parem kirjeldus sellele loole. Kui lihtne oli siis seda kava kokku panna, et kust alustada ja kust nüüd lõpetada, et kui tantse on ju päris palju, eks ju selle 10 aastaga tulnud, et kas midagi pidi ka nagu ära jätma või saate kõik nagu esile tuua? Me ikka pidime päris palju vaatama nagu kriitiliselt otsa tantsudele, et mida võtta, mida jätta, sellepärast et see programm läheb niigi pikaks, aga elu on näidanud, et juba tund aega istumist, inimesele lihtsalt tegelikult on raske, et ongi vaja võib-olla vahepeal ennast liigutada, me küll programmi keskel kahjuks meil ei tekkinud seda võimalust, et me saaksime lasta inimestel ennast liigutada, aga tõepoolest me pidime tegema ikkagi väga palju mahaarvamisi tantsude näol, et mõnest tantsust mul on ka väga kahju, sest meil oli üks hästi kihvt tants on lehvikutega, aga see on selline hästi vastuoluline tants, mida siis umbes 4-5 tüdrukut väga tahavad tantsida ja kõik ülejäänud ütlevad, et see on nii keeruline tants, et sellega me lavale ei jõuagi kunagi ja seda tantsu ma arvan, me oleme õppinud tänaseks vist 3 aastat ja me ei ole selle tantsuga mitte kunagi lavale jõudnud ja me ei jõua ka see kord, kuigi see oli minu see esimene nõue, et juubelil me selle tantsu ära tantsime. Et see on lihtsalt siuke üks väike näide, aga jah, tõepoolest me oleme pidanud hästi palju ennast kokku tõmbama. Valime välja ikkagi ainult need tantsud, mis nagu võiksid publikule rohkem anda siis sellist särtsu ja sära ja et lihtsalt publik ei väsiks. Ja kuna me ei ole juubelil ainult üksinda, vaid meil on ka sõprusgrupid, kes siis tulevad esinema. Ma loodan, et ma nüüd ütlen õigesti, et meil on 3 sõprusgruppi, et see tähendab pööraselt palju tantsu, et lihtsalt, et rahvas suudaks ka vastu pidada. Et siis tõesti on hästi palju kokkutõmbamisi olnud. Kui pikk see õhtu siis on planeeritud praeguse seisuga, et kui, mis ajaga peaks arvestama, kes tuleb vaatama? Meie kindel plaan ja ka meie ala on siis planeeritud 8 tunniks, et selle aja vältel siis peame me hakkama saama kontsertiga, pildistamistega, õnnitlemistega ja loomulikult siis ka sellise mõnusa väikese, ma arvan, et see ei ole istumine, sellepärast, et seal juba kõik võtavad kindlasti kringli ja seisukoha endale, kindla seisukoha, aga jah, selline 2 tundi on praegu selline arvestuslik aeg, aga ja ühistantsud ka ikkagi peavad mahtuma sinna aja sisse, et nagu ma ütlesin, me oleme väga palju proovinud seda programmi kokku siis tõmmata ja et lihtsalt saaks kõik toredad tegevused ära teha. Mis kellaks tasub kohal olla juba? Mis kellast te alustate? Sündmus algab kella 3-st. Ehk et võiks siis juba vähemalt pool tunnikest varem kohal olla, et saaks endale mõnusasti sellise. Võib-olla ei tasu liiga vara tulla. Minu soovitus on see, et pigem kohale tulla selline 5 minutit varem, 7 minutit varem. Miks? Sellepärast, et kui rahvas istub juba 15 minutit varem, veel hullem 30 minutit varem, rahvas lihtsalt ei jaksa lõpuni istuda. Et mida hiljem, seda parem. Kindel fakt on see, et kõik saavad koha. Kui ma ei eksi, seal on kas 300 istekohta või äkki isegi 400 istekohta. See on nagu meeletult palju istekohti. Istumise vahekäigud on täpselt sellise hea laiusega, et ei ole nagu vaja muretseda, et tuleb väga ennast kuskilt läbi litsuda. Ei, seal on nii mõnusalt ruumi kõigile, et minu soovitus üldse mitte liiga vara tulla sinna istuma ja kui ise ei liigu, ega siis võib ju külm ka hakata, et seal ju tekivad teatud hetkel need varjud ja et igal juhul pigem sellisel mõnusal viimasel hetkel tulla ja seal ei lähe liiga mäsuks kindlasti ära, et pigem leida siuke mõnus viimane hetk iseenda jaoks, et ei peaks liiga palju istuma. No kui nüüd on see sündmus ju põhimõtteliselt ukse ees juba, eks ju, siis kuidas praegu tunne on, et kas on see tunne, et nii, ma olen nüüd kõik endast oleneva ära teinud või on veel praegu ka seda tunnet, et okei, see on vaja veel ära teha, see on veel ära teha, et kuidas sul endal see tunne on? Ma ütleks, et ta
täpselt see teine variant on. Teha on pööraselt palju, natukene vahepeal hakkab nagu kuklast tulema selline väike hirm. Kas me ikka jõuame kõik valmis, kas kõik saab täpselt olema nii, nagu me soovime. Aga siis ma rahustan ennast maha, et tegelikult ükskõik kui detailselt me sündmust korraldame, ükskõik kui läbimõeldud on kõik, siis täiesti kindel fakt on see, et viimasel päeval koha peal olles ilmnevad mingisugused detailid, mis muutuvad. Et fakt on see, et iga sündmuse korraldamise juures on muutujad, ükskõik kui palju sa riske maandad, kindlasti midagi tuleb ja vahest selline väikene muutuja ei ole üldse probleeme, see loobki sellise, võib-olla annab natukene huumorit juurde, just pärast meenutades, et issand, kas sa mäletad, 5 minutit ennem sündmuse algust oli see, kuna ma töötasin, tegelikult ma töötan ka praegu lihtsalt olles dekreedis Tõstamäe rahvamaja juhatajana, siis sealt mul on väga hea see sündmuste korraldamise kogemus, kus vot seal tõesti riskid olid maandatud, kõik asjad olid korraldatud, aga alati midagi sai juhtuda, patareid said tühjaks mikrofonil, elekter kaob, noh kõike saab juhtuda ja ükskõik kui hästi sa planeerid ja sellepärast ei ole nagu mõtet sattuda ka väga paanikasse ega ka hullult ette juba muretseda potentsiaalsete asjade pärast, mis võivad juhtuda, sest fakt on see, midagi niikuinii juhtub ja eks siis näha ole, mis need asjad on, mis juhtuma hakkavad, aga lihtsalt tulebki natukene läbi huumori prisma suhtuda sellesse asjasse, sest me õnneks ei tegele siin ei südamekirurgiaga, ajukirurgiaga, mitte kellegiga ei juhtu mitte midagi, kui seal mõni väike viperus tuleb sisse, et me lähme nagu hästi avatud meelega sündmusele vastu. Räägime ka kelmikate, mannikeste kostüümidest, kuidas need sünnivad? Sellega on selline huvitav lugu, et kuna rühmas on praegu 11 tüdrukut ja mina, siis kogu see protsess on üsna keeruline, sest kõigil 11-l on kindlasti oma kindel visioon, milline võiks siis kostüüm välja näha, mis värvi peaks olema rosetikene, mis värvi peaksid kostüümi all olema püksid ja milline üleüldiselt see kostüüm võiks välja näha. Ja siis on loomulikult tüdrukutel see kindel seisukoht, et tegelikult on ju selleks juhendaja, kes lööb siis rusikaga lauale ja ütleb ei, see asi on nii. Aga kui juhendaja seda teeb, siis kõik need tüdrukud, kes ennem ütlesid, et juhendajal kindlalt peab olema kindel visioon, kuidas seda asja teha. Aga jah, et kui mina nüüd olen jõudnud oma visioonini ja ütlen, et see asi võiks nii olla, siis on 11 arvamust, kes ütlevad, et ei, aga no nii see asi nüüd küll ei sobi. Tegelikult see asi peaks hoopis niimoodi ikkagi olema seesama 11 seisukohta. Et kogu see kostüümide protsess on pigem selline keeruline, aga lõppkokkuvõttes me kuidagi jõuame siis sinna keskpõrandale kokku. Need asjad saavad tehtud, tüdrukud õnneks ei pea alasti minema platsile, aga jah, et see on selline koostöö tulemus, aga mitte kunagi lihtne. Kui paljud neid erinevaid kostüüme on üldse? Et tants on ju päris palju ilmselt, kas mõnele tantsul saab sama kostüümi kasutada või kui palju neid on? Ma kostüümide arvu küll ei suuda praegu välja mõelda, aga me oleme ikkagi läinud seda teed, et päris iga tantsu järel me kostüümi ei vaheta, kuna lihtsalt meil läheks sellega natukene rohkem aega, et me oleme teinud siis sellise kavala nüansi, et näiteks meil ongi plokid, ühte plokki võib kuuluda 3-5 tantsu ja siis need 3-5 tantsu on tantsitud ühe kostüümiga, näiteks vahepeal vahetuvad nüansid, tulevad juurde poad, mõnes tantsus tulevad juurde nahktagid, mõnes tantsus võetakse ära lehvikud või võetakse need lehvikud juurde, et nüansid muutuvad, aga jah, kostüümides on siis 3-5 tantsu umbes. No see on tõesti väga kaval mõte, sellepärast, et see kostüümi vahetus vahepeal on ikka päris tõsine ettevõtmine. See kostüümi vahetus tegelikult on, peaks siis olema väga kiire protsess, räägin siis omast isiklikust kogemusest, et tihtipeale on sul 30 sekundit aega ja sul võib olla kõik täiesti ideaalselt valmis pandud, sa täpselt tead, mis järjekorras sa teed oma need liigutused, aga näiteks sa tuled lavalt, su käsi on natuke võib-olla higine ja see kinnas ei lähe kätte või konts jääb kuskile taha ja siis on see 30 sekundit on nii loetud, et kui seal juhtub
mingisugune väikene error, siis on kõik, sa ei jõua enam lavale. Et me oleme jah lahendanud siis natukene nagu rahulikumalt, et võtta seda pinget maha. Aga lisaks kilmikatele, mannikestel on sul ka ju teisi tegemisi, toimetamisi, et millega sa veel siis seotud oled? Tõepoolest on mul nii tantsualaseid toimetusi kui ka siis tantsuväliseid toimetusi. Et mina ise olen osa tantsutrupist Showtime, kus me siis tantsime nii duona kui ka triona. Triona on üsna selline värske koosseis, me alustasime selle sama aasta märtsis, aga duona on selline huvitav lugu, et me olime väga noored, kui me koos alustasime tantsimist, me saime tuttavaks omakorda ühes teises tantsukollektiivis, tantsutrupis Selavi, mis ka tänasel päeval samuti toimetab, aga seal meil teise tantsijaga tekkis selline hästi huvitav maagiline sünergia, kus me saime aru, et me lihtsalt pidime siin elus kindlasti kohtuma ja lihtsalt sealt hakkas meie ühine looming tööle. Ma praegu jälle kohe ei suuda siin matemaatilisi arvutusi teha, et kui pikk aeg on olnud tantsutrupp Showtime'il, aga see aeg on ikkagi päris korralik. Muidugi sinna jäi vahele, elu jäi vahele. Teine tantsija tantsis väga pikki aastaid laevade peal professionaalse tantsijana. Mina samal ajal lõin pere, sain vahepeal siis tollel hetkel 2 last, küll juhendasin edasi, aga tänasel päeval siis me oleme taas lavadel. Eelmisel aastal, kui mul beebi oli juba paarikuune, siis tema ütles, et nii, Kerti, nüüd aitab küll sellest emmeperioodist, nüüd tuleb sellest välja astuda ja nüüd me lähme uuesti lavale. Ja siis oli vaja kas 2 või 3 nädalaga saada uuesti spagaat maha, mida ma ei olnud väga palju aastaid teinud, aga siis ma jõudsin selleni, et see järjepidevus on super oluline asi, kui sa iga õhtu harjutad, teed oma keha soojaks ja surud veel, siis tegelikult on kõik võimalik. Nii et jah, et minu nagu kõige suurem praegu kirg siis kelmikate mannikeste kõrval ilmselgelt on minu oma tantsutrupp Showtime, millega me siis üle Eesti praegu tuuritame ja siin on nüüd väike üleskutse Pärnu erinevatele paikadele, kes sündmusi korraldavad, et piinlikult vähe on meil esinemisi Pärnus. Enamus esinemised on meil ikkagi kas saartel, näiteks Kihnu saarel oleme väga aktiivsed külastajad, Tallinnas, üldse mujal Harjumaal, Ida-Virumaal, siis kui need kõik lumised ilmad olid, Tartumaa oli meie üks kõige käidavamaid sihtkohti, et oleks tore vahepeal Pärnus ka esineda. Et aga jah, see on minu südamesi, siis olen ma Pärnumaal erinevates lasteaedades, teen väikestele tantsijatele tantsulise eneseväljenduse tunde, et see on ka minu selline väga südamelähedane teema, sest ma lihtsalt armastan tegutsemist väikeste tantsijatega, väikeste lastega üleüldiselt, et see rõõm, see siirus, mida nemad annavad ja kui positiivselt saavad väikesed inimesed sind laadida, et see on täiesti seletamatu, et alati ma tulen nende tundidest ära nii positiivse energiaga, et loomulikult seal juhtub ju ka igasuguseid vahvaid olukordi, aga nii tore on lihtsalt päriselt lastega toimetada ja tegutseda ja näha nende progressi ja nende rõõmu, et näiteks nende tundides minu eesmärk kunagi ei ole neist kasvatada professionaalseid tantsijaid, et nendest kõigist nüüd peaksid saama professionaalsed tantsijad mitte ühestki otsast, aga lihtsalt anda neile väikene sisend, näidata, mis on tants, mis on üldse muusika ja liikumise vaheline seos ja kui mõnes neist tekib tänu minule näiteks kirg tantsu vastu, siis ma olen juba midagi teinud õigesti, aga just see, et nad ei kardaks tantsu kui sellist, et nad ei ole 25-aastased sündmusel hakkab käima muusika, nad ütlevad, ei, mina küll sinna tantsupõrandale, issand jumal, nii hirmus asi. Et vastupidi, et anda see sisend ja võtta maha nende hirmud, et tegelikult tants ei ole mitte midagi hirmsat, keegi ei jälgi sind, et see on lihtsalt sinu suhe muusikaga. See on nii oluline teadmine, et tants on inimese suhe muusikaga, sest et meil kuidagi on jäänud justkui see muljet, et kui ongi see tantsuplatsil tantsimine, siis kõik vaatavad. Aga see on nagu see koht, kus nagu endas lasta vabaks see hirm, et lihtsalt las nad vaatavad. See, kuidas mina liigutan, see on nagu minu tunnetus on ju. Absoluutselt. Ja tegelikult on nii, et ega tihtipeale ei vaata ka. Näiteks mul on ka naistetunnid, millega ma nüüd alustan sügisel uuesti, Ladina-Ameerika tantsude tunnid siis.
ja seal ma just näen, et inimene tuleb esimesel tunnil, vaatab sinna peeglisse, issand jumal, kõik vaatavad, aga siis ta saab hästi ruttu aru, et tegelikult mitte keegi ei vaata, noh just sellises tunnis, keegi ei vaata, kõik tegelevad iseendaga, kõigil on iseenda ja juhendaja jälgimisega nii palju tööd, et sa tegelikult pärast, sa isegi ei mäleta, kes su kõrval olid, sest sa ei jõudnud seda jälgida, sa tegelesid puhtalt iseendaga. Ja ka tegelikult sündmustel tantsimisega on ka see lugu, et tõenäoliselt seal sündmusel on selline mõnus, ülev meeleolu, inimesed on oma seltskondades, jutustavad ja võib-olla kellelegi jääb silma mõni tantsija või mõni paar, kes teeb no siuksed vägevad poognud või sellise ägeda tango, et no siis see lihtsalt paratamatult jääb silma. Aga see, mis need teised seal teevad, ega keegi ei näe, kedagi väga ei huvita. Kui huvitab, siis nad tõenäoliselt tulevad ka ise sinna tantsuplatsile. Ja mina arvan alati seda, et need inimesed, kes nagu tunnevad ennast liikumises hästi, nad pigem mitte kunagi ei kommenteeri teisi. Kui keegi üldse peaks kommenteerima, siis see on see inimene, kellel iseendaga ei ole hästi üldse elus. Inimene, kes kommenteerib teiste inimeste tegemisi, toimetamisi kuidagi negatiivselt, sellel inimesel on endal elus pigem midagi kehvasti, sest kes on väga rõõmus, voolab oma eluga, ta ei lähe mitte kunagi kommenteerima negatiivselt teisi inimesi. Et ma väga usun sellesse ja ma arvan, et see, kellel on elus halvasti, et me pigem ei peagi muretsema selle inimese seisukoha pärast, pigem ongi natukene nukker ja tulebki vaadata, et mis siis on elus halvasti, et võib-olla saab midagi parandada. Et hoopis nagu teisipidi sellele läheneda. Just. Ma olen hästi sama meelt, aga jah, on sinu enda suhe tantsuga algas üle 30 aasta tagasi, kas sa mäletad ka, kuidas see üldse alguse sai? Ma ei mäleta päris seda algust, aga ma mäletan seda, et meil oli hästi tugev õpetaja Asta Reinolt, täiesti legendaarne tegija Pärnus, Eestis üleüldiselt, tegutses temaga pulmaemana, et tema tunnid siis olid minu lasteaias ja sealt sai alguse minu tantsutee, sealt edasi ma liikusin juba Ants Lopsiku juurde, kes samuti on täiesti legendaarne tegija siin Pärnus, Pärnumaal, üleüldiselt Eestis tantsumaastikul. Ja ma ütlen päris ausalt, et tegelikult ma ei oleks võib-olla jäänud tantsu juurde mingil hetkel, sest et teismelisena ikka ju tekivad uued huvid, sõbranna mängib tennist, teine sõbranna teeb kerge jõustiku, kolmas tõstab võib-olla raskusi. Minu enda selline seiklev loomus oleks kindlasti katsetanud läbi kõik need erinevad teised alad, aga mu kõrval oli siis väga tugev ema ja väga tubli isa, kes mind tervel sellel teekonnal on toetanud nii majanduslikult kui ka kõikides teistes aspektides, sest võistlustants tegelikult on olnud ja eriti praegu on väga kulukas ala, millega tegeleda. Et tänu sellele, et mu vanemad lihtsalt mind väga tugevalt toetasid ja ma ütlen ausalt, mu ema mitte ei toetanud, vaid ikkagi väga tugevalt survestas mind, et ma pean tegelema tantsuga, ta andis mulle valiku, et kas ma tegelen tantsuga või lähen maadlema, sellepärast et mu isa Aivar oli omal ajal väga tugev maadleja. Mu ema siis teadis, et ma maadlust niikuinii ei vali, siis ta väga kavalalt lihtsalt ütles, et jaa, sul on valik, kas sa tantsid või maadled. Ja ta ei jätnud mulle ühtegi muud võimalust, mis võib-olla tänapäeva rahumeelse vanemluse seisukohalt tundub selline kaheldav, aga kui ma olin Tallinnas, andsin naistele tantsulisi tunde, siis oli õhtud, kus ma helistasin oma emale. Aitäh sulle, jumal tänatud, et sa ei lubanud 13-14 aastasel Kertil tulla tantsutundidest ära. Aitäh sulle, suured sügavad kummardused sinu ees, ainult tänu sinule saan ma oma elus teha asja, mida ma nii väga armastan ja tõenäoliselt ma väga loodan, et ma saan mis iganes vormis teha seda elu lõpuni, et ma tõesti olen oma emale nii tänulik tänasel päeval, et ta mind survestas, lihtsalt minu see loomus on väga selline seikluslik ja ma proovikski erinevaid asju, aga see oli ainuõige, et mul ei olnud võimalik tantsu juurest ära tulla, ainult tänu temale. Päris ausalt. See on nii armas, see on nii nunnu, et sa selle niimoodi välja tõid, sest et ega tihti ju vanematena me mõtleme, et peaks äkki nagu lubama tal rohkem iseseisvuda, peaks äkki lubama rohkem tal valikuid teha, on ju, peakski lubama, aga kui nagu sa tõidki välja, ongi lapsel see seiklev
iseloom, eks ju. Et siis ta ei tahaks püsida kusagil ausalt öeldes, et siis ongi võib-olla see koht, kus vanemana ikkagi endale kindlaks jääda ja öelda, et ei, et nüüd on nii, et sa teed seda, on ju. Eriti kui sa näed, et tal silmad säravad tegelikult peas, eks ju. Just, ma olen täiesti nõus ühest küljest, et ma lihtsalt arvan, et seal on hästi õhkõrn piir, et ma ei tahaks, et praegu jääks kõlama, et lapsevanem peaks tänases maailmas nagu survestama, et lihtsalt minu puhul juhtus nii, et see oli nagu täiesti õige, aga jah, et see on vist hästi õhkõrn piir, et ära nagu tajuda, et kust maalt on see seikluslik vaim ja mingisugune teismelise kapriis ja kust maalt on lihtsalt see, et inimene tõesti ei soovi sellega tegeleda, et näiteks mina oma lastetantsutundides näen ka seda üsna tihti, et lapsevanem näiteks mõtleb, et näed, minu laps televiisori ees, see on hästi populaarne seisukoht, minu laps televiisori ees kogu aeg tantsib, ta on suurepärane tantsija ja ta võibki olla täiesti suurepärane tantsija ja siis ta tuuakse sinna tantsutundi, aga seal on ikkagi, peab olema mingisugune raamistik, me peame jõudma punktist A, B-sse, C-sse, D-sse ja lõpuks ka tugevasse D-sse, eks. Et seal on raamid, aga mõnele lapsele, kes võib-olla kodus tantsibki televiisori ees suurepäraselt, talle ei sobi minu raamistik, talle kas ei sobi minu stiil või ta lihtsalt ei olegi valmis veel olema nii-öelda raamides, et sinna minu poolt siis pakutavatele tulemustele jõuda, eks. Et see on nagu just see, et kus tulebki ära tabada, kas see on see lapse väikene kapriis või tegelikult talle võib-olla ei sobi see, võib-olla talle see tund lihtsalt ei sobi, võib-olla talle see stiil lihtsalt ei sobi, võib-olla ta lihtsalt ei ole veel valmis. Jälle see on hästi selline tunnetuslik teema, aga ma tahaks veel seda ka öelda, et miks võib-olla ka ma lapsena ei olnud nagu ka nii huvitatud sellest tantsust, sest minu jaoks tegelikult tuli tants hästi raskelt. Kui kõik teised minu vanused, kellega me koos alustasime, nad vaatasid, mida õpetaja Ants Lopsik teeb ja nad tantsisid järgi. No mina vaatan, mul on 2 jalga, mul on 2 kätt ja no ma ei saa aru, kuhu nad minema peavad ja siis nad peavad veel muusikaga koos ja siis sul on veel see tantsupartner, kellega sa pead koos need asju tegema. Minu jaoks oli täielik ajugümnastika, ma lihtsalt ei saanudki aru. Ma laagrites nutsin, tulin tundidest ära, pidin veel harjutama koridoristest, sest ma ei saanud aru. Ja ka praegu mina ei ole näiteks hästi kiire õppija, et kui ma truppides olen ja teistes truppides, enda truppis on hästi mugav, sellepärast et ma saan omas tempos minna, eks. Aga suuremates truppides, et minu jaoks tuleb raskelt. Ma pean hästi palju selleks vaeva nägema ja ilmselt seepärast ma tahtsin ka lapsena loobuda, eks. Aga tänasel päeval treenerina, juhendajana see on nagu tegelikult suurepärane, sest ma täpselt tean, mida tunneb see inimene, kes on võib-olla seal kõige tagumises reas. Palun ärge mind nüüd eriti vaadake, ma siin niimoodi vaikselt üritan sulanduda, sest mul ei tule midagi veel välja. Ma täpselt tean, mida ta tunneb, sest mina ise olen olnud see inimene, kelle jaoks nii raskelt tuli. Et ma arvan, et treenerina ja juhendajana see on nagu meeletult kasvatanud ja see annab hoopis jälle sellise teistsuguse perspektiivi ja nagu ka mannikesed heidavad mulle ette, et ma ei ole piisavalt karm. Võt sellel samal põhjusel ma ei saagi olla piisavalt karm, sest ma ei saa nõuda teiselt inimeselt seda, mida mina ise ei suuda teha, et piisavalt kiiresti kõike lennult haarata. Ei, selle jaoks mõnele inimese puhul ongi vaja aega ja just seda leebet suhtumist, mitte seda, et sa pead. Ei, sa ei pea. Mine rahulikult, voolavalt, nii et sa ise tunned ennast hästi ja siis tulevad tulemused. No sa oled siin Antsust juba mitu korda rääkinud, kui mina veel Antsu käe all võistlustantsus õppisin, siis ta oli hästi populaarne ikkagi suviti viia meid Kihnu laagrisse. Kas sul oli sama teema? Minu ajal ei olnud. Ei olnud? Ei, meie olime, issand, ma praegu isegi suuda välja mõelda, äkki oli Pärselja, vist oli see koht, kus meie laagrid olid. Jumal tänatud, et need Kihnus ei olnud, ma oleks hakanud tagasi ujuma. Ma tõesti oleks hakanud tagasi ujuma. Sest et minu jaoks need laagrid tundusid nii keerulised ja hirmsad kohad, kus käia. Aga ma kujutan ette, et need Kihnu laagrid kindlasti olid ka hästi sellised meeleolukad ja kihvtid ja... Ikka hommikul jooks ja kõik siuksed nagu korralik laager. No ikka treeninglaager loomulikult. Ja väikene ring võib-olla ümber Kihnu saare seal ujudes ja... Aga sellised laagrid annavad nii tohutult palju juurde lapsele. Muidugi annavad just, et see nii intensiivne ja et sa peadki seal nagu päriselt fokusseeritult tegutsema, pluss need samuskised hommikused jooksud, võib-olla õhtused ujumised või õhtused jooksud ja kogu see pikk treeningpäev, et see kindlasti
viib selle soorituse täiesti uuele tasemele, kohe kindlasti. Ja õpetaja lihtsalt sul endalgi alles linnalaagrid ju selle taga, et kui palju sa pärast võtad aega taastuda sellest. Selles mõttes, et ega see on nii intensiivne, mida sa ju endast välja annad. Kusjuures minu need linnalaagrid ei ole üldse tegelikult olnud seotud tantsuga. Kusjuures väga tore, et sa linnalaagrist räägid, sellepärast, et meil on viimane sellesuvine linnalaagir tulemas nüüd 24. ja 25. augustil Vana-Pärnu keskuses siis. Et me oma suvised laagrid oleme kõik seal teinud ja need ei ole jah üldse tantsuga seonduvad. Meie algne idee oli siis teha need lavalise eneseväljenduse laagriteks. Aga kuna me nägime, et see nimi natukene peletab, et osad lapsevanemad ei julge oma lapsi panna sellisesse laagrisse, sest nad arvavad, et seal nüüd hakkab midagi väga sellist, mingisugune suur esinemine pihta, mida tegelikult üldse ei ole. Et tegelikult need on ikkagi sellised vaba aja laagrid, kus me lastele siis pakume lihtsalt võimalust uues keskkonnas ennast avada, loomulikult ka uusi teadmisi. Ma räägin meie sellest viimasest laagrist, sest see oli hästi kihvt tegelikult. Et seal oli siis meil nii, et esimesel päeval meil oli mini-olümpia, ehk siis kõik sellised spordiga seonduvad tegevused, aga need ikkagi olid kõik läbi huumoriprisma, et meil ei olnud see, et kui kõrgele ja kaugele keegi hüppab, vaid see, et lõpuks võidab alati sõprus ja siuksed toredad mängulised mini-olümpia tegevused. Teisel päeval me olime suured seiklejad, käisime Pärnu linnas aardejahil, aga kuna meie koos selle teise siis tütarlapsega, kellega me koos toimetame, temaga koos me teeme siis ka seda sama Showtime tantsutruppi, et kuna meil see sünergia toimib nii lastepidudel, täiskasvanute pidudel tantsudes, et see sünergia lihtsalt toimib, teeme ka koos laagreid, et meie oleme hästi suured ajaloohuvilised üleüldiselt, aga just see Pärnu ajalugu on ka meie jaoks ilmselgelt väga südamelähedane, kuna me siit mõlemad ju pärit oleme, et siis see seiklus ehk siis saardejaht nagu hõlmaski Pärnu erinevaid ajaloolisi paiku, aga samas jälle väike huumoriprisma, et näiteks Postimaja eest oli vaja neil siis jõuda Valikääru, mis meie siin samas kõrval on ja seal oli vaja esitada laul. Ilmselgelt me esitasime siis kõik Kesselaidu ilma taustalauluta. Kõik lapsed oskasid Kesselaidu kaasa laulda, mis oli üliäge. Ja kui siis need aarded olid teisel päeval jahitud, siis viimasel päeval meil oli müsteeriumipäev. Et me mõtlesime siis natukene loomulikult AI kaasabil tänapäeval, suurepärane vahend. Mõtlesime välja neile hästi ägeda müsteeriumi ja see toimus siis juba meil seal oma ruumides, nii öelda siis staabis. Et jah, igal päeval oli meil mingisugune tegevus, et sellel päeval samamoodi meil üks tuleb kindlalt meisterduspäev ja siis teine päev on siis selline natuke suve kokkuvõttev kõikidest teemadest midagi. Aga kuidas ma ennast laen? Tegelikult vastupidi, ma ütleks, et need laagripäevad laevad mind, seepärast, et see jälle ma pean ennast kordama, aga ma ei saa mitte midagi teha. Sest see, mida lapsed ja noored annavad sulle tagasi, millise energia, just see, kui sa saad aru, et sa oled nagu teinud midagi hästi. Me teeme alati laagri lõpus jagamise ringi, et mis sulle meelde jäi, mis meeldis, kas oli midagi, mis võib-olla oleks võinud teisiti olla, siis just see tagasiside, et nad ütlevadki, et meile meeldisid kõige rohkem juhendajad või õpetajad ja me küsime, et aga täpsusta, et miks või, ja siis nemad ütlevad, et meile kõige rohkem meeldib see, et olete lõbusad, et ei ole ise liiga raamides ja te ei pane meid liiga raamides, jah, loomulikult turvalisuse huvides seal on reeglid, iseenesest mõistetav, peavad olema reeglid, et kõik oleks hea ja turvaline, aga lihtsalt see, et me ei võta ka asju liiga tõsiselt, kogu see asi peab jääma lõbusaks, olema läbi huumoriprisma, kui on playback show, siis ilmselgelt me tõmbame endale kostüümid selga ja teeme ise ka kaasa ja et lööme ka ise mängudes alati kaasa, sest et jube hasart tekib neid mänge tehes endal ka. Ja just sellist tagasisidet saades ja nad päriselt laevad sind, et sa tunned, et sa saad nii palju rohkem, kui sa endast ära annad. Mul tundub, et kui sa teedki asju hästi suure hingega ja seda, mis sul nagu seest tuleb, et see ongi selline vastastiku energiavahetus nii-öelda. Täpselt, see ongi see sünergia. Et nemad saavad meilt, meie saame neilt vastu ja sealt tekibki midagi meist palju suuremat ja kuna lapsed ju tajuvad nii palju rohkem kui juba täiskasvanud inimesed, siis nemad tajuvad kindlasti ära selle, et me ei tee seda ei kohusetundest, ei mingitel muudel eesmärkidel, vaid me teeme seda sellepärast, et meile päriselt pööraselt meeldib, et me teeme seda nagu hästi suure kirega, sest tõesti me armastame seda, mida me teeme. Ja lapsed tõesti tajuvad selle ära ja sealt tekibki lihtsalt meeletu sünergia, et see on suurepärane.
Ja samamoodi teevad suure kirjakande asju mannikesed, need kelmikad mannikesed, et võtame veel täna siis selle mõttega kokku, et tuleta palun meelde nüüd kelmikate mannikeste esinemine on pühapäeval Koidula muuseumi hoovil, mis kellas see oli, kas ma mäletan õigesti, et see oli kella 3? Jaa, täiesti õige, toimub siis meie suur juubelipidustus pühapäeval Koidula muuseumi aias ja see algab kell 3 ja kestab tema siis umbes kella 5-ni. Kus kohas saab praegu lisainformatsiooni, on see tasuline, tasuta, kuidas see pool on? Lisainformatsiooni saab Facebookis, kui näiteks kirjutada Facebooki sisse kelmikad mannikesed, siis sealt avaneb meie Facebooki leht ja seal on siis täiesti olemas nii sündmuse plakat kui ka sündmuse jaoks siis tehtud Facebooki üritus, kus võid täiesti rahulikult ennast märkida ka osalejaks, sellepärast et siis on ka meil hea, et me oskame natuke võib-olla hinnata paremini seda osalejate hulka. Et kogu informatsioon tuleb sealt, aga kui sa küsisid pileti kohta, siis see sündmus on pealtvaatajale täiesti tasuta, et me tahame siis jõuda ikkagi võimalikult suure publiku hulgani, aga ei taha siis seda kuidagi hakata piletiga piirama. Ehk et te kutsute kõiki lihtsalt enda sünnipäevale? Absoluutselt, ja kringlit saab ka pärast. Mis sünnipäev see muidu oleks, on ju? Absoluutselt. Aga sellega võtame täna kokku, suur aitäh sulle, Kerti, jõudu tööle, sära silma ja järgmise tantsulise jutustamiseni. Suured tänud sulle ka ja ilusat päeva jätku!